ma lille sideme võtaks, sind köidaks sellega ühte, oh õnnetu Eestimaa. Hea vaibarahvas, head sugulased, need sõnad olid ilmselt nii minul kui Kristal meeles, kui me selle vaibaprojektiga alustasime. Sest Krista on ühes raadiosaates öelnud, kui meil nüüd see õnnestuks, et meil on raamatuaasta lõppedes uhke 16-meetrine piltvaip Eesti raamatu loost, mida saavad ka järgnevad põlvkonnad vaadata ja pildistada, mille järgi saab ka õppida, siis oleme suutnud tervet Eestimaad ühendava asja ära teha. Aitäh teile kõigile! See on väga eriline näitus, praegust on näituse avamine ja kui tavaliselt on niimoodi, et näituse koostaja või kuraator või keegi räägib siis sellest näitusest, mis seal näha on, siis selle näituse puhul mina tahaks vastupidi, et mina olen seal vaiba juures ja kõik need, kes tikkisid, igaüks räägib oma loo, mida ta tikkis, mida ta tegi, mida see tähendab, mis tal mõttes oli. Et see oleks palju toredam. Selle tõttu sellest näitusest ja vaiba avamisest ma rohkem ei räägikski ja läheks kohe tänamise juurde edasi, sest tänamine on üsna tänamatu tegevus. Ma tean, et kindlasti on neid, kes jäävad kas kogemata või lihtsalt andmete puudulikkuse tõttu tänamata. Aga siiski, ma olen teile kõigile silmini tänulik ja kummardan teie ees maani. Sest ükski asi ei asenda sellist soojust, seda sooja tunnet, mida ma kogeda sain, kui ma selle vaibaga rändasin mööda Eestit. See on kirjeldamatu. Aitäh teile. Siis alustades selle tänatavate nimekirja tegemist, siis mulle meenus Homerose Ilias, kus on selline asi sees nagu laevade kataloog. See võtab enda alla umbes 500 salmirida heksameetrit, kus siis autor loeb üles kõik need laevad, kes läksid sõtta. Tegelikult on niimoodi, et ta ei loe laevade nimesid, vaid ta loeb väepealikud ja väepealikute alampealikud. Ja siis ütleb, mitu laeva kellegil kaasas oli. Ja mina teen siis analoogilise kataloogi, aga meil on tikkijate kataloog. Ja ma loeksin teile lihtsalt siis ette ka need, keda ma tean, et ka siin ei ole ja need kohad, et ma võtaks ajalises järjekorras selle. Et esimesena, kes tuli selle projektiga kaasa ja hakkas mind aitama, oli Krista Aru. Et ilma tema appi tulekuta võib-olla me täna siin ei olekski, sest tema oli see, kes suunas, juhendas ja aitas väga paljudest kitsaskohtadest üle. Tema juhendamisel, juhatusel jõudsime Pallase kõrgemasse kunstikooli ja ma paluks sealt siia Aet Ollisaare ja Marju Roosi. Ja mul on tänatavatele sellised väiksed tänukirjad. Mina nimetan neid tänukirjadeks. Seda võib kasutada ka nõelapadjana, siin on üks väike nõelakene ka sees. Siis olid 5 tudengit, kes joonistasid need pildid, mida teie tikkisite. Ma pean...
siis Brigitte Mihkelson, Inger Tammela, Kristiin Kuuslapp, Marite Rikkas, Sofia Landman. Ja siin on see lõer ka. Sofia saab pärast. Tegelikult Aivarile ma kirjutasin kõigepealt, et mul on selline idee ja tahtmine, et selline asi tuleks teoks teha. Ma vaatasin, et juba 2024. aasta märtsis kirjutasin ma talle, aga lõpliku või kõige tõgusama töö tegi ta siis ikkagi, kui juba need tekstid olid olemas, ta kontrollis üle ja vaatas, et need ka ajaloolisele tõele vastaksid. Aitäh, Aivar! Ma loodan, et jah, kõik sugulased tulevad siia ette, keda ma kutsun. Siis selle trükkis Kiu stuudio. Mari-Liis Lintermann oli väga suur abiline. On ta siin? On. Ja siis ma unustasin, ja vahepeal olid veel, kes nüüd hakkasid juhendama neid tikkijaid. Lembe ja Liina. Palun. Ja et meie tegevus saaks väga ilusti sujuda, siis Krista kauples Postimehest välja, et Postimees toetas seda ettevõtmist ja ma tahaks tänada ka Postimeest. Ma ei tea, on kedagi siin? Enne oli. Läks ära juba või? Ikka on, jaa. Need on siis, ütleme, see seltskond, kes valmistas ette seda suurt tikkimist ja järgnevalt ma hakkan lugema neid kohti, kus toimus tikkimine ja nendele on ka väiksed tänukirjad, mitte küll nii põhjalikult ja nimelised. Pallase raamatukogu. Esimesed pisted tegid Anu Raud ja Sirje Karis. Sirje Karis vastas, et ta ei tule Anu Rauda. Kas on keegi näinud? Vist ei ole näinud täna siin. Siis on Pallase raamatukogust liikus vaip Tartu kirjanduse majja. Marja Unt ütles, et ta tuleb kohale, kirjutas, aga ei ole näha. Jah. Siis läks vaip Kambiasse. Kambja raamatukogu. Toivo Ärtis kirjutas, et temal on jalg haige, ta ei tule. Aga kohal on
selle vaiba kõige vanim tikkija, kes meil teadaolevalt on vaiba tikkimise ajal. Kui see Kambjasse jõudis, oli ta 105-aastane, kuna meil juhtus väike äpardus ja Tartumaa jäi voodri tikkimisest ilma, siis voodrid tikiti pärast lõpus eraldi veel Tartumaal ja enda langel oli siis juba 106-aastane, nii et aitäh! Nii, kõige noorem tikkija teadaolevalt oli Pärtel Truusalu, aga ma ei ole teda justkui näinud siin täna. Kambjast läks edasi Kõrveküla raamatukokku. Kõrvekülast oli inimesi küll. Nii, edasi. Siis on, et igas maakonnas oli ka üks selline esitikkija, kes kõiki teisi juhendas. Tartumaal oli selleks Tuuliki Vuks, aga tema teatas ka, et ta ei saa tulla, ta ei ole Eestis. Kõrvekülast läks edasi Elva linnaraamatukokku, aga sealt mul viimane info oli, et sealt ei ole kedagi kohal või on siiski tulnud, tundub, et ei ole. Nii, ja kui siis Iljases loeti laevade arvu, siis mina lugesin ära tikkijate sissekannete arvu logiraamatus ja Tartumaal oli 478 sissekannet. Tartumaalt läks vaip edasi Põltsamaale, Jõgevamaale Põltsamaa raamatukogu. Ma tean, et sealt on inimesed olemas. Läheb, ei, see on, ma ei ole jõudnud veel kaugele. Nii, ja Põltsamaa esitikkija Kersti Pook ei ole ka vastanud, teda vist ei ole. Jõgeva raamatukogu Kristi Pukk peaks olema kohal. Aitäh! Ja Jõgevamaa teine esitikkija Katre Arula ei ole ka näha. Jõgevamaalt läks vaip edasi Pärnu keskraamatukokku. Pärnumaa keskraamatukogust mul on tunne, et ei ole kedagi, aga Pärnumaa esitikkija Kadri Rebane peaks olema kohal. Nii, Pärnumaalt läks edasi Saaremaale, kõigepealt Muhumaale, Hellamaa raamatukogu, mul jäi ütlemata, Jõgevamaal oli 54 sissekannet, Pärnumaal 212 sissekannet. Saaremaal, Saare maakonnas Hellamaa raamatukogu vist ei ole kedagi kohal. Saare maakonna keskraamatukogu, kus ka tikiti, ütles inimene, et Tartus käimine võtaks tal 3 päeva aega, et ta ei tule. Ja Saaremaa esitikkija Mareli Rannap ei ole ka ilmselt. Ja Saaremaal oli 118 tikkijat sissekannet. Saaremaalt rändas vaip Hiiumaale. Kärdla linnaraamatukogu Anu Vahter ütles samuti, et ei tule. Ütles, et Tallinna kaudu lennukiga saaks 2 päevaga hakkama, aga ei vea välja. Hiiumaa esitikkija Nele Eller, ma arvan ka ei ole. Ja Hiiumaalt oli 60 sissekannet.
Haapsalu, Läänemaa siis, Haapsalu raamatukogu, Ulvi Vaaria ilmselt ei ole, sest Haapsalu on sama kaugel peaaegu nagu Hiiumaa. Kullamaa raamatukogu ei ole ka kedagi näha. Ja on või? Oo! Aitäh, see on väga hea. Nii, ja Läänemaa juhendaja Mirje Sims. Ei ole. Ja Läänemaal oli 52 inimest. Või 52 sissekannet. Edasi jõuame Viljandimaale. Viljandi linnaraamatukogu. Reet Lubi ütles ka, et kiired ajad, teda ilmselt ei ole. Viljandi valla raamatukogu Tarvastus ei ole ka. Tarvastu Haru raamatukogu Krista Taffenau. Pilistvere rahvamaja, kus organiseerisid Marju Roosileht ja Reet Lubi tikkimise, ei ole ka. Ja Viljandi Kondase keskus. Mare Hunt pani vähemasti kirja, et ta tuleb siia kohale, et kui Mare on olemas. Ei ole, jah? Näed. Ja Viljandimaal oli tikkijaid kokku või neid sissekandeid 147. Nii, jõuame Raplamaale. Pool on läbi peaaegu juba. Märjamaa valla raamatukogu, Ede Talistu ei ole. Kohila raamatukogu, sealt läks edasi Rapla keskraamatukokku, Õie Paaslepp, ei ole. Ja Raplamaa esitikkija Eve Purmeister ning Raplamaalt oli 148 sissekannet. Raplamaalt jõudis vaip Harju maakonda, Harju maakonna raamatukogu. Keegi on sealt kindlasti olemas, kes tuleb Harju. Kaja Hõimoja öeldakse. Tema mul on küll seal pärast ka kirjas, aga anname praegust talle siis Harju maakonna raamatukogu. Tabasalu raamatukogu. Kaja vaatab, siis ütleb mulle, ei ole. Rae valla raamatukogu, Ülle Siska. Ka vist ei ole. Harjumaa esitikkija oli Moonika Laanmets, kes on andnud kirja, et ta tuleb. Ongi. Aitäh. Nii, vaatame, kus me olime. Moonika Laan. Ja Harjumaalt Liis Purk, teine esitikkija, teatas, et ta ei saa tulla. Harjumaalt läks vaip Järvamaale, Järvamaa keskraamatukogu. Harjumaal oli 193 sissekannet. See jäi siia ütlemata. Nii, Järvamaa keskraamatukogu ei ole. Türi raamatukogu ka ei ole. Ja Järvamaal oli esitikkijaks Silvia Aarma, kes pani kirja, et ta tuleb, on olemas. Ja Järvamaal oli 164 sissekannet. Järvamaalt jõudis vaip Põlvamaale, Räpina valla keskraamatukogu. Räpinast on kohal, ei ole vist. Räpina esitikkija Ulve Kangro
Ei ole. Aga Põlva Keskraamatukogu Kati Maidla on kirjas, et tuleb. Aga ma ei tea, on ta? Ma ei näe. Tuleb, on olemas, jah. Mõeldud, et ta on raamatukogule. Jah, et need on mõeldudki, et nad on sellele kohale, see, kes võttis vaiba vastu ja kus tikiti vaipa. Et jääks mälestuseks midagi. Nii. Ja Valgereve raamatukogu külakeskus, kus ka toimus tikkimine, kus ma käisin isegi külas, Maris Kikatalo ei ole. Ja ma pärast annan, ja. Põlvamaa esitikkija Merike Verev ei ole ka vist. Ja Põlvamaal oli 137 sissekannet. Nii, Põlvamaalt läks vaip edasi Võrumaale, Võrumaa Keskraamatukogu. Merle Koik lubas, et ma isegi nägin teda, et ta on olemas, jah. Sealtud siit, kuidas... Aitäh. Teist pidi ka seal. Plaanis seda ei olnud, aga tehti üks väga kiire põige Antsla gümnaasiumisse ühepäevane. Aga ma kardan, et sealt kedagi ei ole kohal ja Võrumaa esitikkija Helen Lillemäe ilmselt ka ei ole siin. Ja Võrumaalt oli 186 sissekannet. Võrumaalt jõudis vaip Valgamaale ja Valgamaa oli selles mõttes väga eriline koht, et seal oli kõige rohkem kohti, kus vaipa tikiti. Lüllemäe raamatukogus, Valga muuseumis, Valga Keskraamatukogus, Tsirguliina raamatukogus, Kaagjärve raamatukogus. Aga neid keegi ei ole teada andnud, et ta tuleks. Ja Valgamaa esitikkija Karmen Põldsalu vist pole ka siin. Ja Valgamaal kokku 101 tikkijat. Aitäh! Aga tule! Oh. Jaa, väga tore. Aitäh! Tänan. Nii, ja Valgamaal oli 101. Sealt läks edasi Ida-Virumaale, Narva Keskraamatukogu. Vaevalt, et sealt tuli inimene, sest ega ma tagasisidet ka ei saanud. Sillamäe raamatukogu ja Jõhvi Keskraamatukogu, nii et Ida-Virumaal oli 3 kohas. Ega ei ole nendest kohtadest inimest, vist ei ole. Ja kokku 138 sissekannet. Väga huvitav oli teekond Ida-Virumaalt Lääne-Virumaale. See oli 30. detsembril, käisin ma Jõhvis, võtsin vaiba, tõin Tartusse, vaatasime Aeda ja Marjuga üle selle ja viisin siis, ma ei mäleta, 2. jaanuaril vist viisin Rakvere tagasi, nii et oli selline väga huvitav teekond tal. Edasi Lääne-Virumaa, Rakvere raamatukogu, Tiina Kriisa, ei ole, Muuga raamatukogu ja Lääne-Virumaa esitikkija Margot Marks. Ei ole, ja Lääne-Virumaal kokku 284 sissekannet. Sellega said maakonnad läbi, aga Tallinna ja Tartule ei andnud see rahu ja Tallinn ja Tartu soovisid ka tikkida, et linnades ka oleks olemas, kuigi Tartus ta oli olnud juba natukene. Rahvusraamatukogus Margus Küppar, aga tema käest ma tagasisidet ei saanud, vaevalt, et on. Ja Rahvusraamatukogus oli esitikkija Urve Kolde, kes andis teada, et ta tuleb kohale.
ja Tallinnas oli ta veel Tallinna südalinna raamatukogus, aga sealt ei ole. Ja Tallinnas selle peaaegu nädala jooksul oli siis 143 sissekannet. Tallinnast tuli Vaip juba Tartusse ja oli kõigepealt siis Tartu Oskar Lutsu nimelises linnaraamatukogus. Aitäh! Nii. Ja Tartuga see ei piirnenud, tähendab Oskar Lutsu raamatukoguga see ei piirdunud, vaid oli ka Eesti Rahva Muuseumis oli viimane peaaegu selline avalik tikkimine, et kes tuleb Eesti Rahva Muuseumi. Siis ma oleks tahtnud tänada ka Roos-Marii Kurvitsat, kes oli kõige peenema tikkimistöö tegija ja kes käis ilmselt ka võib-olla kõige rohkem kordi üldse tikkimas. Ma ei tea, kas ta ise luges kokku neid, aga ma arvan, et umbes 20 korral ta käis küll. Siis on, ta käis korra veel Pallase raamatukogus, jah, aga sa juba said, et see ei ole tarvis. Nii, ja sealt läks ta tagasi Harjumaale, kus õmmeldi Vaip kokku Voodriga ja seal olid suured abilised, olid Tiiu Jalakas, keda ma ka nägin siin korra, jah. Nii, ja Kaja Hõimoja sai küll selle, see on nüüd raamatukogu oma, aga ma pärast annan sulle ka isikliku, jah, et kuna sa olid ka isiklikult suur abiline. Ja selle, jah, ja kui Tallinnas oli 143, siis Tartus oli 248 tikkijat, ma selle unustasin öelda. Ja Harjumaal aitas Peeter Sihvre oli see, kes selle Vaiba esimest korda tõmbas suure raami peale üles. Aitäh. Ja oli abiline ka Martin Sihvre, aga Martinit vist ei ole täna siin, jah, matkab. Nii, siis ma tahtsin tänada Riina Reinvelti, peavarahoidjat, see on selline korruptiivne tänu, sest tema oma ametikohal olles, tema sai otsustada, et see Vaip võetakse Eesti Rahva Muuseumisse vastu. Aga ta ütles ka, et ta peab hoopis täna Haapsalus olema, nii et Tartust Haapsallu on lihtsam minna, kui Haapsalust Tartu tulla, saate aru. Ja nüüd on väga lõpp ongi. On veel Maris Klaas, kellega ma olen suhelnud põhiliselt siin ja vaevanud, aga ta ongi juba kuskile ära läinud, ma näen. Ongi nii, jah? Marist ei ole enam siin. Ja Ragnar Kekkonen, kes pani selle näituse üles. Aga kõik need kohad, mida ma nimetasin ja kõik need inimesed, keda ma nimetasin, need, kes praegust kätte ei saanud, kuna neid ei ole siin, need saavad hiljem kätte. Eks ma vaatan, kuidas me need... Et mis see on siis, miks ma nimetan seda tänukirjaks, siis see on nii nagu kirivöö on ka, mis seal siis kiri on, aga see, mis see rihm, mis kaelas on või pael, see on tegelikult see sama Vaiba kavand.
et siis kes tahab, näiteks Roosmarii, tema võtab ja kodus tikib selle uuesti ära kõik, et see on hea peenikene töö. Aitäh, minu poolt on kõik. Ma ei tea, palju teil on. Me võtame siit sõna üle, Mart, ära mine. Et meil on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt tõeliselt suur au ja rõõm, et meid kutsuti kaasa sellele teekonnale ja väga suur rõõm on selle üle, et neid tikkijaid üle Eesti oli niivõrd palju ja väga paljud ületasid selle piiri, et viimati tegi käsitööd tööõpetustunnis koolis ja nüüd ta sai tulla ja ise vabalt midagi tikkida. Ja see tagasiside meie käsitöö tegijate poolt on olnud tõesti meeletult tore. Aga meie mõtlesime, et ikkagi armastus käib kõhu kaudu, tõime kaasa siia teile Pallase tudengid ja õppejõud natukene moosi ja siis ühed sellised kruusid, et kui te panete sinna näiteks mingi punase joogi sisse, siis näete, et sinna tuleb siuke südamekuju ja saate aru, kui hea ja ilus on käsitöö ja kui tore on koostööd teha ja kui ilus on koos näitust üles panna. Aga Mardile me tõime ühe sellise, see ei ole aabitsakukk, aga meile tundus, et üks tikitud pehme ja soe kingitus on see, mille sa peaksid meie käest saama ja see padi on tikitud Lembe-Maria Sihvre poolt. Ja see on noor ja roheline, mis tähendab seda, et koostööd alles meil algavad ja kindlasti läheme kõigi selle käsitööga edasi. Nii et suur aitäh kõigile, kes tikkisid ja selle linnuga koos võin siis ütelda, et kui on laulu- ja tantsupeo aasta, siis me kutsume kõiki koolinoori tegema hingelindu, nii et võib-olla juba saate siit natukene nippi võtta ja millegile mõtlema hakata, et kuidas seda oma hingelindu üles leida. Aitäh teile! Ma kasutan juhust, et mikrofon on vaba ja ma soovin väga tänada Kõrgema Kunstikooli Pallas nimel kogu seda üritust. Kindlasti Krista Aru, kes minu poole pöördus ja kellega koos me Mardi ära veensime, et Pallas on kõige parem seltskond seda asja alustama. Kõiki koostööpartnereid, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liitu, Q-stuudiot, kõiki inimesi ja see, kuidas Mart täna soojalt selle sündmuse kokku võttis, see kannab täpselt seda meeleolu, mis terve aasta on olnud. Aitäh, Mart! Aga nüüd kiiresti torti sööma ja enne jõuate, kes ei ole veel Vaiba näitust vaadanud, vaadake näitus ka ära ja siis kohtume torti juures. Aitäh!